Minu selja taga on Haridustöötajate Liidu maja, kus just neil minutitel toimub selline ühine ümarlaud. Siia on kutsutud nimelt kohtuma nii teadus-haridusminister Kristina Kallas kui ka linnade-valdade liidu esindajad. Ja mis on jutuks? Jutuks on ikka õpetajate alampalk, mis teadupärast praegu on 1970 eurot, kuid juba järgmisel aastal tahetakse jõuda summani 2300 eurot. Millal selgub tulemus, kas sinnani ka jõutakse? Eks mõne aja pärast saame teada. Minister ütles, et tema läheb küsima siis valitsuselt raha, et palgatõus oleks 2250 euroni. Meil on väiksed erinevad arusaamad, mida on lubatud, mida ei ole lubatud, aga ütleme suurusjärk 2300 või 2250, see oleks nüüd väga suur erinevus. Enne augusti lõppu, kui toimuvad järgmise aasta eelarve arutelud, ei juhtu ilmselt midagi. Sinnani lubavad õpetajad siiski loota, et haridusministri antud sõna maksab ja streigiõigust kasutama ei pea. Eestis järjest suureneb õpetajate puudus, aina suureneb hariduses sotsiaalmajanduslik lõhe ja see on tegelikult ikkagi väga palju sellest tulev, et Eestis õpetajate siis palgad ei ole konkurentsivõimelised, ehk siis ootus õpetaja tööle, töökoormusele ja siis haridustasemele ei ole kuidagi tasakaalus selle makstava töötasu. Meenutagem veel kord, Haridustöötajate Liit soovib alampalga tõusu 2300 euroni, mis on võrdne Eesti keskmise töötasuga. Haridus- ja teadusministeerium selliseid summasid kuskil reaalselt ei näe, kuid mõeldav oleks palgatõus 14% ehk 2500 euroni. Õpetajate palgasoov on 18% palgatõusu. Me pidasime täna läbirääkimisi mitte ainult haridusministeeriumi poolelt, vaid ka kohalike omavalitsuste poolelt. Et siin on tõdemus see, et kohalikud omavalitsused ütlesid reeglina, et nad nii kõrget palgatõusu ei suuda teha. Ka haridusministeerium ütleb, et riigieelarves vahendeid 110 miljonit oleks vaja sellise palgatõusu jaoks, et neid vahendeid tõenäoliselt me riigieelarves ei ole. Nii et me peame järgmises voorus ikkagi hakkama lähemale liikuma kompromissile, mis on madalam kui 18%. Et täna me ei näe tõesti võimalust seda 18% palgatõusu õpetajatele teha. Küll aga ei ole mina isiklikult loobunud sellest kokkuleppest, et õpetajate keskmine arvestuslik palk oleks 120% Eesti keskmisest. Selleks on vaja teha 14% palgatõus ja eks ma seda lähen läbirääkimistele siis valitsuse tasandil seda kokkulepet otsima. Õpetajate palgaraha liigub koolidesse suuresti kohalike omavalitsuste kaudu ning seetõttu on läbirääkimiste juures oluline roll ka linnadel ja valdadel. Omavalitsused kuulsid 14% palgakasvu võimalusest täna esimest korda. Me küsisime 3 nädalat tagasi riigi käest, et milline on riigi valmisolek, millega riik tuleb siia läbirääkimistele. Ja meile öeldi, et öelge ise number. Me oleksime oodanud, et meile öeldakse mingi number, mille pealt oleksid omavalitsused saanud kujundada mingi seisukoha. Nii palju kui täna on omavalitsustel võimalik, nad tegid kodus arvutusi, vaatasid kes 3, kes 4, kes 5, mõni omavalitsus on öelnud, et ka 7-8%, aga 14%-line palgakasv on kindlasti selline, mis on murettekitav. Murettekitav seetõttu, et jutt ei käi ainult üldhariduskoolide õpetajatest. Küsimus on lasteaiaõpetajates, küsimus on tugipersonalis, psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, ka koolijuht, ka õppejuht. Noortekeskuse töötaja, lõpuks ka kultuuritöötaja, see hakkab vedama palgakasvu ja kõigil tekib ootus, et kui kõrval õpetaja palk tõuseb 17% alammäär, miks minu palk tõuseb ainult 3%. Kohalik omavalitsus saab lähtuda ainult maksumaksja tulumaksust ehk rohkem raha, kui sellest laekub, pole kuskilt võtta. Seega uusi läbirääkimisi on ka kohalike omavalitsuste vaatenurgast sügise hakul vaja, et tasandada täna lubatud 14% suurust õpetajate töötasu tõusu. Kuidas leida kuldne kesktee on täna keeruline küsimus, sest õpetajate esindajad on juba varem rõhutanud, et kui palgakokkulepet ei sünni, võivad taas päevakorda tõusta ka töövaidlused ja muud survemeetmed.